Tere tulemast ja hääd pühapäeva pärastlõunat. Paljud minu tuttavad ja sõbrad on küsinud, et miks ma pakun selliseid lihalahendusi kogu aeg. Et nagu muud sööki nagu ei olekski, no leib ka muidugi on ja liha kõrvale sobib leib väga hästi. Ja miks ei ole näiteks kalast mitte midagi kunagi olnud, kuigi mul ei ole neid salvestusi ju eriti palju. Ja eks ma siin mõtlesin ka, et võiks nüüd siis pakkuda kalast midagi, mis on lihtne, kuigi minul läks selle ettevalmistusega ikka päris pikalt, ja peavalu oli päris palju, et midagi kalast näiteks poismeestele, vanapoistele, üldse vanadele peerudele hommikuks, et mis on ruttu olemas ja enne tööle minekut saad selle ampsu ära teha. See kala on tegelikult Põhjamaa inimestele ja teistele inimestele üpris eksootiline, sellepärast et tema elab nagu seal Vahemeres ja ta jõuab siis meieni kas siis ikka töödeldud kujul tavaliselt, kas siis tähendab isegi külmutamine on töödeldud. Et pakuks siis seekord sellise poismeeste hommikusöögi kohvi kõrvale kalaamps ja see näeks siis välja selline. See on, tegelikult on ta lihtne ja samas on ta ka väga keeruline. Selleks on vaja võtta ciabatta. Ciabatta on siis Itaalia stiilis küpsetatud väikene sai, mis on seest on ta hästi õhuline selline, tal on neid õhuauke. See on jälle selles suhtes kasulik, et eks ta on kaalult kergem. kui teda, ma ei tea, kas keegi kaalu järgi ka müüb, aga sees on ta, mis ma teile näitan, te teate, ta on sees selline. Ja siia ei ole siis muud, kohvi on teil tehtud ja siia paneme või on meil olemas, siia paneme või. Iirimaal on muide selline huvitav nähtus, et mina elan Iirimaal 16 aastat ja minu mäletamist mööda selle aja jooksul ei ole või hind mitte kordagi tõusnud. Et 454 grammi on neil võipakk ja see maksab 2,19 juba, ma ei mäleta. Kui ma siia tulin, siis ma tõesti ei pööranud sellele tähelepanu, ma ei mäleta, aga millegi pärast ma kaldun arvama, et see hind on olnud kogu aeg üks ja sama. Ja ikkagi kõige odavam on Lidl ja Aldi, et kui Lidl nüüd lõpuks Eestisse jõuab, eks ta siis seal paraja hinnatormi tekitab. Ma loodan niimoodi. Nii, ja nüüd siis kõige tähtsam juurde. Muidugi võib-olla kellelgi meeldib või pakkida sibulat, tilli või murulauku midagi siis selle kala peale. Ja kala ise siis täies hiilkuses ujub nüüd teie ette. See on sardiin tomatikastmes. Nagu öeldud, Vahemere kala ja jõuab isegi Iirimaale ainult töödeldud kujul. Ja siin ei ole muud mitte mingit kunsti. Osavate näppude ring hakkab tööle. See Jeesus, ma ei suuda. See karp tuleb enda poole liigutusega lahti rebida. See on nagu granaadi see splint. See tuleb tõmmata üles. Ja ongi olemas. Ja siin sees on siis see kala. Ma loodan, et on. Siis võtame kahvli. Nad on siin päris, sardiin on selline, ta ei ole nagu kilu. On sellised suuremad tükid, need pudistame siin selle kahvliga siin sees niimoodi ära. Sa näed, kuidas käib, jah? Niimoodi sujuva randeliigutusega, nagu viiulimängija hoiab poogit niimoodi. Ja siis ei ole mitte midagi muud. Kui paneme selle siit veel osavama liigutusega siia saia peale.
liigutus on ikka väga osav. no üliosav. ja poissmehed, vanapoisid, ei ole lihtsamat asja maailmas kui maitsev hommikusöök ise endale valmistada. Head esmaspäeva hommikut, loodan mitte sinist. Kohtumiseni.